Tere teile, mina olen Jane Ingodust ja täna on minu vestluskaaslaseks sisearhitekt Airita Aim. Tere Airita! Tere Jane! Sisekujundusteema kohta tuntakse meie portaali kaudu väga palju huvi ja eks sa täpsustad meile siis, et mis see maksab, kuidas kujuneb hind ja mida üldse võiks teada alustades siis koostööd sisekujundajaga? Jah, tõepoolest sisekujundajaid otsitakse kindlasti oma kodu või siis muu ruumi interjööri lahendamisel täna päris palju. Aga see töö algab algusest ja esmalt tuleb selgeks saada, mis tööga tegu on, mis on need täpsemad soovid ja vajadused, kas on tegemist uue majaga, mis ehitatakse kellegile koduks või korteriga, mis on võib-olla arendaja poolt siis juba ehitatud, mida vaja sisustada, või on hoopis soov olemasolevat kodu, kas siis maja või korteri näol renoveerida. Või on hoopis selline variant ka, et on juba ostetud päris, ütleme siis eakas objekt, mida siis vastavalt enda soovile soovitakse enda koduks luua. Et variante on erinevalt ja sellepärast ei saa ka niimoodi üheselt öelda, et see teenus maksab täpselt nii palju, sest see sõltub hästi paljudest aspektidest. Et alustuseks näiteks selline asi, et kas on olemas antud majal või korteril alusplaan või tuleb teha see mõõdistada ja siis on võimalik saada selline alusjoonis. Sest eks ta nii on, et meile alati annab sellise hea vaate ruum koha peal, aga tegelikult mõtlen mina hoopis paberi peal ja selleks on ikkagi vaja sellist alusplaani. Ja kui siis see plaan on olemas, näiteks ka uue maja või korteri puhul, siis sinna on tegelikult arhitekt juba ruumid ju sisse joonestanud ja on ka märkinud võib-olla sinna köögimööbli, lauad, toolid, voodid, aga ta on tegelikult need ainult markeerinud, ta ei ole enamasti kliendiga läbi rääkinud tema täpseid soove nende ruumide kohta. Ja olekski mõistlik võtta ühendust siis sisekujundajaga siis, kui seda näiteks ehitatavat maja või korterit veel ei ole. Et on ainult projekt. Oleks hea koos läbi arutada need täpsed soovid ja vajadused. Et vahel on siis võimalik veel mõnda seina nihutada või tuleb mõni vahva idee, miks on vaja mõnda ruumi natukene muuta. Et see iseenesest ei muuda maja välisilmet, aga seespool teeb võib-olla selle olukorra veidi mugavamaks või põnevamaks. Ja siit ongi minu soovitus, et kui teil on plaan kaasata sisekujundaja, sisearhitekt, siis teha seda tõesti võimalikult varakult. Ja enda kogemusest võin nii öelda, et sellist projekti läbides on projektil mitmeid etappe. Et siin on ka klientidel võimalus, kas nad soovivad kaasata sind ainult mõnda etappi, võib-olla mõnda tehnilisemasse, kus on vaja panna paika siis just see ruumiprogramm, valgustid, pistikud või siiski on soov koos teha see tee algusest lõpuni läbi. Mis on muidugi tegelikult mulle ka hästi meelepärane, kui sedasi on võimalik tööd teha. Ja projekti etappideks võib-olla ma võin siinkohal nimetada järgmised etapid. Ongi see esimene, kui koos räägitakse läbi need täpsemad vajadused, siis stiil, milles see interjöör luuakse, on see selline detailirohkem või on just nimelt hästi lakooniline, on värvilisem või rahulikuma värvikeelega. Kõik need asjad on olulised, et teha järgmist sammu, milleks siis võib-olla ongi idee lahenduse vormistamine. Ja ruumiprogramm, et väga tähtis on kodude puhul ka see, kui palju saab olema selles kodus elanikke. Kas on mitme lapsega pere või on ehk koos elamas mitu põlvkonda. Kui vanad need lapsed on, mis on nende hobid, harjumused pererahval, on seal näiteks
ollakse harjutud tegema tööd kodus, siis sellest sõltuvalt on võib-olla seda ruumiprogrammi vaja sättida, et sellisel juhul võib-olla ei olegi kõige parem see suur elutuba köök ühes ruumis. Teisel juhul just on see omal kohal, et valikut ja võimalusi on tegelikult hästi palju. Ja kui siis on õigel ajal kaasatud sisekujundaja, siis saab kõike teha täpselt nii, nagu soov on. Selle all ma pean silmas ka näiteks seda, et on õigesse asukohta pandud vesi ja kanalisatsiooni otsad, et need sobivad täpselt selle mööbliga, et valgustid on täpselt õiges kohas. Kui selliste tüüplahenduste puhul on enamasti ette nähtud üks valgusti ruumi keskele, lakke ja võib-olla mõned pistikud seina ääres, siis täna on ju võimalusi palju rohkem. See ei pea olema nii lakooniline. Et elu erinevateks olukordadeks võime luua omale ka erinevaid valgustseene. Ja selleks tulekski nüüd see ruumiprogramm ja mööblilahendus ja ideed kõik läbi mõelda ja siis saab ka täpsemalt paika panna valgustid, pistikud, nende tüübid, nende paiknemise. Ja võib-olla selline järgmine etapp, kui sellised tehnilised osad on paika pandud, ongi viimistlusmaterjalide valimine lähtuvalt siis kooskõlastatud ideelahendusest. On need põrandad, seinad, laed, siis täpsemalt juba näiteks ka niiskete ruumide plaatimisjoonised. Edasi sealt tuleb siis selline eritellimusmööbli projekteerimine. Kindlasti on hea läbi mõelda perenaisega täpselt tema köögimööbli soov, missugune see peab olema see paigutus, missugune mahutavus, missugused on materjalidele soovid, lisaks visuaalsele poolele näiteks hästi oluline ka praktiline pool. Ja siis jõuamegi võib-olla sellisesse viimasesse etappi, mis enamasti võib-olla tundub, et see ongi see töö, aga tegelikult sellele eelneb päris suur selline teine töö, millest ma juba rääkisin, on see, et kui me valime seda lahtist sisustust, neid sisustuselemente, mööblit, tekstiile, aksessuaare, et see jääb siis lõpuks. Aga et see kõik sellise terviku moodustaks, oleks hea, kui sellised ideelahendused on varakult läbi mõeldud. Ja sellest siis see sõltubki, kui palju ja suur see töömaht on, sest enamasti ühe maja või korteri sisustamine ei toimu seal mõne nädalaga, vaid pigem ta kipub ikka päris mitmeks kuuks venima või see jah. Ja see töömaht võib olla väga erinev, et kui suur see objekt on, kas ta on väike 1-2-toaline korter või on läbi mitme korruse suur avar eramu, et sellest sõltub ka siis tasu. Selge, aga tänud sulle, Airita, ja tänud teile kuulamast, et kõik, kellel tekkis lisaküsimusi või soovib siis lisaks lugeda sisearhitektuuri teemade kohta, siis vaadake siit samast video tekstboksist. Tšau, tšau!